Tere tulemast tagasi Matamentori YouTube'i kanalile ja täna meil on paar uuendust. Nüüd on olemas Matamentori Discord, mille link on siis video kirjelduses ja seal Discordis siis olen mina ja ka teised Matamentori jälgijad, kes saavad sinna küsimusi postitada ja nendele küsimustele siis üritan mina vastuseid leida või saate üksteist aidata, nii et kindlasti vaadake, et selle Discordi idee peale tegelikult tuli üks vaataja, kes küsis, et kas ta saab kuskilt küsimusi küsida, nii et jah, nüüd on uus Discord olemas. Aga täna video ise me lahendame SAT-testi ehk siis Scholastic Aptitude Test. See on selline tihtipeale USA ülikoolidesse kandideerijad peavad seda testi tegema ja meie nüüd lahendame siin seda matemaatika osa, et sellel on siis ingliskeelne osa, mis testib sinu lugemisoskust ja siis teksti mõistmist. Ja seal on matemaatika osa, mis on siis kahest väiksest osast, videos ise näete, alguses on ilma kalkulaatorita, pärast on kalkulaatoriga, enamus on vastus variantidega, osadel on ka lahtised küsimused ja lihtsalt jälle lahendan kiirelt läbi, jälle pooletunnine video, et väga palju selgitusi ei anna, aga SAT-test, miks on huvitav, USA ülikoolidesse kandideerimisel kindlasti väga oluline, peab tegema selle testi, aga nüüd Tartu akadeemilist testi saab ka asendada SAT-testiga, nii et see on ka üks variant. Aga SAT-testist saate ise lugeda, kui te guugeldate SAT-test ja nii lihtne see ongi. Internetis on päris palju harjutusteste, aga peale seda sissejuhatust siis alustame videoga pihta. Aga alustame siis SAT-testi kolmanda osaga, kus meil on 25 minta, 20 küsimust, ei tohi kalkulaatorit kasutada. Meil on ette antud need valemid siin ja vaatame, kuidas neid kõiki siis lahendada. Nii, x plus y võrdub 75. X on see, et kui palju ta jookseb iga päev minutites, y on kui palju ta rattaga sõidab minutites, ehk 75 on kogu arv sellest, mitu minutit ta jookseb ja sõidab rattaga iga päev. See on hästi lihtne, korrutame lihtsalt sulud läbi, me saame 3x plus 15 miinus 6 võrdub 3x plus 9, õige vastus C. Nii, milline punkt siia sobib, seda võib kas siis panna need punktid ükshaaval siia asemele või arvutada see välja, et näiteks kui me paneme x siis teise võrrandisse, me saame y miinus 3 jagatud 2 pluss 2y võrdub 6, viime nüüd samale murrujoonele, ehk selle korrutame 2-ga, saame, et y miinus 3 pluss 4y jagatud 2-ga võrdub 6. Kui me kaotame selle jagatud 2-ga ära, siis see tähendab, et me peame selleks tegema 12. Me saame, et 5y võrdub 12 pluss 3, ehk siis y võrdub 15 jagatud 5-ga on 3. X võrdub siis 3 miinus 3 võrdub 0, ehk meil on punkt 0, 3. B. Nii, neljas koht, et see on selline huvitav, võetakse kompleksarv i-si ja sisse, aga meil on lihtsalt vaja teada, et kui i on ruudus, siis see on sama, mis ruutjuur miinus 1, ruudus ehk miinus 1. Siis me saame, et see on 5 pluss 12 i-d miinus 9 i ruudus, siis ehk miinus 9 korda miinus 1 on pluss 9 ja miinus 6 i-d on ka pluss 6 i-d. Siit me saame, et see 5 plus 9 on 14 ja 12 plus 6 on 18 i. Vastus D. Nii, nüüd me peame lihtsalt siia asetama miinus 1 sisse, ehk miinus 1 ruudus on 1, miinus 1 korda 6 on pluss 6, pluss 3, jagatud miinus 1 on miinus 2, võrdub 10 jagatud miinus 2-ga, ehk miinus 5. Vastus A. Nii, kokku on 32 400 väärtus ja 12 aastaga läheb väärtus 0 ja iga aasta läheb sama arv väärtusest maha. Ehk me saame kirjutada välja 32 400 miinus 12 x-i võrdub 0. Viime x-ile teisele poole, saame, et 3, 2, 4, 0, 0 võrdub 12 x-i. Ehk nüüd, mis me peame tegema, et teada, palju see aastas väärtust kaotab, on jagama selle 12-ga. Ehk siin me teeme pikka jagamist. 32 siis läheb 24, siit me saame 2, alles jääb meil 8, 4, 0, 0, siit läheb maha täpselt 84, sest et see on 12 korda 7, võite vaadata, ja 2 nulli veel otsa ka. Saame, et iga aasta väheneb väärtus 2700 võrra ja nüüd, kui suur on väärtus 4 aasta pärast?
me saame, et väärtus 4 aasta pärast on 3, 2, 4, 0, 0 miinus 4 korda 2, 7, 0, 0, mis on 4 korda 2700. See on siis, 2 korda 2700 on 5400 ja korrutame veel 2-ga, ehk saame, et see on 10 800. Ja lahutame selle nüüd 32 400-st. Meil jääb alles, et see on 21 600. Ja see on C vastus. Et saada ülemist vastust, siis kirjutame näiteks selle x plus 3 ruudus välja. Me saame, et see on x ruudus pluss 6x pluss 9. Ja nüüd me näeme, et tõesti x-id on kõik korras, meil on lihtsalt vaja nüüd 9-st 4 saada, ehk me peame siit 5 lahutama. Ja me saame, et see on B vastus, sest et see võrdub x plus 3 ruudus miinus 5. 8, et Ken teenib siis 8 eurot tunnis esimesed 10 tundi ehk 8 korda 10. Edasi ta teenib 10 eurot tunnis mingi x arvutunde ehk 10 korda x. Ja nüüd paneme, et see võrdub y-ga. Ja nüüd me teame, et ta säästab 90% enda y-ist ja see peab olema 270. Seda on suhteliselt lihtne, nüüd me peame jagama 270 0,9-ga. See on täpselt sama, liigutame näiteks 1 koha paremale ja me teeme 270 jagatud 9-ga. Selle võiks ära näha, et see on nüüd 30. Ja kuna me enne liigutasime 1 koha, siis me saame, et see on hoopis 300. Ja nüüd asutame selle võrrandisse, saame, et 80 pluss 10x võrdub 300 ehk 10x võrdub 220 ja x võrdub 22. Vastus C. Meil on X on junior direktorid ja Y on senior direktorid. Ta peab palkama vähemalt 10 ehk X pluss Y on suurem võrdne 10. Ehk see on kohe vale ja see on kohe vale, sest need on vastupidi. Ja tal nendele junioritele makstakse 640, senioritele makstakse 880 ja tal on budget 9700 ehk see peab olema väiksem võrdne 9700. Ja sellega on see veel väljastatud ja me saame vastuseks B. Nii, nüüd meil on 3. astme võrrand siin ja kui me teame, et 0 kohad on -1, -3 ja 5, siis me teame, et seda võrrandit saab välja kirjutada niimoodi, et me paneme x miinus siis 0 kohta ehk x miinus miinus 1 on x pluss 1, x miinus miinus 3 on x pluss 3 ja x miinus 5. Ja nüüd vaatame, et milline neist on ka vastustes ja B on x pluss 1. Siin me peame lihtsalt oskama oma astmetega ringi käia ehk x-id teeme enne ära, näiteks x astmel miinus 2 jagatud x astmel 1/3. Jagamisel me astmed lahutame ehk x miinus 2 miinus 1/3 võrdub x astmel miinus 2 1/3 võrdub siis 1 jagatud x astmel 2 on x ruudus ja siis on kuupjuur x veel ka kõrval. Y-itega teeme sama asja, y1/2 jagatud y miinus 1. Jagamisel astmel lahutame jälle 1/2 miinus miinus 1 on pluss 1 võrdub y astmel 1/2 ehk y ruutjuur y ja me saame, et õige vastus on y ruutjuur y jagatud x ruudus kuupjuur x ehk D. Nii, siin on me teame, et meil on küsitud, kus on siis funktsiooni, kus on parabooli tipp ja meil on antud siis põhimõtteliselt siukene kuju funktsioonil, et me saame kohe 0 kohad teada, et me teame, et x0 on -3 ja -1. See tuleb lihtsalt vanemist, et mida me ka enne juba kasutasime. Ja me teame, et tipp, kuna parabool on sümmeetriline sellest tipust vaates, me teame, et tipu x koordinaat on lihtsalt -3 pluss -1 jagatud 2-ga, ehk see on -2. Ja vaatame, kuhu vahemikku ta jääb vahemikku B. Siin me võime lihtsalt proovida neid kõiki vastuse variante ükshaaval läbi, ehk me viime need sama murru alla, ehk esimese asjana me peame arutama välja x miinus 5, x miinus 3. Ja see on x ruudus miinus 3x
miinus 5x pluss 15. Me saame, et see on x ruudus miinus 8x pluss 15. Aga meil on vaja 2x, nii et kumbki esimestest vastustest ei tööta. Teeme siis x pluss 1-ga korrutame need läbi. Me saame, et see on x ruut pluss x miinus 3x miinus 3. Ehk see on x ruut miinus 2x miinus 3. Ja nüüd meil on pluss x, siin veel puudusest, et kas me valime nüüd 2 või 8. Ja et saada miinus 5, siis me peame, siin on miinus ees, sest et seal murru ees on ka miinus x ja mis see x peab olema, kas 2 või 8, meil on vaja miinus 5, meil on miinus 3, see on õige vastus. Nüüd ma ütleks üpriski keerulisem ülesanne nii kiiresti lahendada, et meil on öeldud, et põhja ümbermõõt ja kõrgus peab olema väiksem kui 130. Ja samuti meil on öeldud, et kui kast on 60 intši kõrge, siis pikkus on 2,5 laiust. Ütleme, et A on meie ristauka põhja laius. Siis pikkus on 2,5 laiust. Kõrgus on meil siis 60 ja need on siis meie vastavad pikkused. Ja me teeme, et põhja pindala, põhja ümbermõõt peab olema ja kõrgus peab olema väiksem kui 130. Põhja ümbermõõt on siis 2 korda A pluss 2 korda 2,5 A, ehk me saame, et 7A pluss 60 peab olema väiksem võrdne 130. Ehk 7A-d väiksem võrdne 70 ja A peab olema väiksem võrdne 10. No ja nullist suurem ka. Ehk vastus on A. Nii, selle jaoks nüüd kõigepealt korrutame sulud läbi. Saame, et see on, seda võib pikalt teha, kuid siin me näeme ära valemi, et x ruudus miinus k ruudus on see valem. Ja nüüd on x ruudus jagatud 3-ga miinus k ruudus jagatud 3-ga. Ja ülesande kirjeldusest me näeme, et k ruudus jagatud 3-ga võrdub 2, mis tähendab, et k ruudus võrdub 6 ja võtame ruutjuured, saame, et k võrdub pluss miinus ruutjuur 6 ehk ruutjuur 6 on õige vastus. Nüüd siin see hindamissüsteem on teistsugune, kuid ma lihtsalt arvutan teile vastuse välja. Nii, mis on x pluss 4 väärtus? Kirjutame lihtsalt 2x, viime 8 teisele poole, saame 16 miinus 8 ehk 2x võrdub 8, x võrdub 4 ehk x pluss 4 võrdub 4 pluss 4 võrdub 8. Siin on süke nurkade värk jälle ja me tahame teada, et mis on nurk QMR ehk see nurk siin. Me teame, vaatame, mis me kohe ära saame kirjutada, kuna need on siis tipunurgad 60 kraadi ja nüüd me teame, et kuna see kõik siin moodustama 360 kraadi ja meil on 120 võetud ja alles 240 ja jälle tipunurgad ehk see on siin 120 kraadi ja see on samuti 120 kraadi. Me teame, et MP võrdub PR ehk siin on võrdhaarne kolmnurk ja me teame, et siin on samuti siis alfa ehk alfa võrdub 180 miinus 120 jagatud 2-ga võrdub 60 jagatud 2-ga võrdub 30. Teisi meetodeid on ka, kuidas siin teha, aga see on üpriski lihtne. Kuidas seda nüüd teha? Näiteks 360 kraadi on 2 piiradiaani. Siis üpriski lihtne on ära näha, et 720 on 4 piiradiaani. Seda võib teha ka ristkorrutusega, aga me näeme, et A on 4. Väga lihtne. Nii, ja siin on lihtsalt võrrandsüsteemi ülesanne, kus meil on punkt 1 ja 4 ja meil on punkt 2 ja 0. Näiteks me saame võrrandsüsteemiga leida selle sirge võrrandi. Sirge võrrand on selline, teeme võrrandsüsteemi. Ehk siis y on 4 võrdub 1k pluss b, y on 0 võrdub 2k pluss b. Siit me näeme, et b võrdub miinus 2k. Ja kui me nüüd esimese välja kirjutame, siis me saame, et see on 4 võrdub k miinus 2k. K võrdub miinus 4. Mis tähendab siis, et b võrdub 8. Ja meil on võrrand, et y võrdub miinus 4x pluss 8. Ja nüüd, kus ta lõikub siis y teljega, seda saab muidugi kohe võrrandist näha, et b võrdub 8, aga võite näiteks
siia sisse panna ka ja saate, et B võrdub -4 korda 0 pluss 8 võrdub lihtsalt 8. Ja viimane ülesanne, päris lihtne jälle, kirjutame selle lihtsalt välja. Nii, ja me näeme, et see on 200 y ruut. Siis on 7532 miinus 1100. Saame, et see on 6432 ehk A pluss B on 200 pluss 6432 võrdub 6632. Ja sellega on esimene osa, mis on siis kalkulaatori vaba meil lahendatud. Ja nüüd lähme selle pikema osa juurde, kus meil on 55 minutit, et vastata 38 küsimusele. Ja siin võib kalkulaatorit kasutada, nii et hoidke see käe pärast ja hakkame lahendama. Jällegi meil on antud need samad valemid, nii et kui teil läheb meelest mingi ruumala pindala valem, siis kasutage neid. Mis murule koeradele toidetakse ainult siis kuiva toitu? Me näeme, et koeri kokku on 25 ja kahele toidetakse kuiva toitu, ehk vastus on 2/25. Lihtsalt vastus B. Nii, milline on võrdne ülemisega? Me kirjutame selle uuesti välja, -3 pluss 3x ruut -5. Ja me saame, et see on 4x ruut -8 ja see on vastus A. Nii, üks pakk vajab 3 sentimeetrit teipi, et seda kinni panna, mis on siis maksimaalne arv karpe 6 meetriga, mis sa saad kinni panna. 6 meetrit on 100, 1 meeter on 100 sentimeetrit ehk 6 meetrit on 600 sentimeetrit ja ühe karbi jaoks läheb 3. Me näeme, et see on 200. Vastust C. Põhimõtteliselt võeti 200 inimest, kellele meeldis see raamat, mille põhjal tehti film. Ja 95 nendest, kellele meeldis raamat, ütlesid, et 95% nendest, kellele meeldis raamat, ütlesid, et neile filmi meeldinud. Ehk me ei saa öelda kindlasti, et vähemalt 95%, aga me saame öelda, et enamustele inimestele, kellele meeldis raamat, ei meeldi see film, ehk vastus D. Siin tähendab, siin on lihtsalt võrratus ja me peame teadma, mitmed sobivad, mitmed ei sobi. Kasendame need võrratusse. Esimene oleks siis 5 miinus 3. Kas see on väiksem kui 4? Jah, 2 on väiksem kui 4. Teine on 10 miinus 15. Kas see on väiksem kui 4? Me näeme, et see on isegi negatiivne. Jah, see on väiksem kui 4. Ja kolmas, meil on 15 miinus 6 on väiksem kui 4. Ei ole. Sest et 9 ei ole väiksem kui 4. Esimene, teine töötavad ehk vastus C. Meil on võrrand, kus A on konstant ja kui X on -3. Siin ülesandes on selline huvitav asi, et -3A pluss 3 ruudus võrdub 36. Ja kuna see on ruutvõrrand, siis A-l peaks olema 2 lahendust. Aga kuna meil on tahetud lihtsalt, mis on üks võimalik A väärtus, me võime võtta mõlemast poolest ruutjuure ja me saame, et see on -3A pluss 3 võrdub 6. Ja viime 3 teisele poole, saame, et -3A võrdub 3 ehk A võrdub -1. Ja see on üks ruut. Teise ruudu me kaotasime ära, kuid kuna siin tahetigi ainult ühte, siis me võime seda teha. Teine pikem variant oleks lihtsalt, kuna meil on ikkagi aeg hästi oluline, 55 minutit, siis teeme niimoodi. Teine variant oleks korrutada läbi, saada ruutvõrrand, lahendada ruutvõrrand. Nii, küsimus 6-7 on siis selle informatsiooni põhjal. Nii, mis seost me siin näeme? Me näeme, et mida kaugemal päikesest on planeet, seda väiksem on planeedi tihedus. Ja vaatame, milline vastus sellega sobib. Vastus A ütleb, et planeedid, mis on kaugemal päikesest, neil on väiksem tihedus. Jah, see on kõige vastus. Võime kohe edasi minna. 1,2 A uut päikesest, joone järgi, mis on parim siis tiheduse määraja. Vaatame siis tabelit. 1,2 tõmbame siit joone. Saame, et see on kuskil siin. Tihedus on kuskil 4,5 ja 4,75 vahel, ehk see on 4,6. Vastus C. Nii, küsimus 9. Mis väärtus on AX pluss B? Nii et üritame selle ülemise võrrandi saada vormi AX pluss B, ehk me jätame siia 9 sulgudes AX pluss B ja viime 6 teisele poole, saame, et see on 27 ja jagame AX pluss B võrdub 27 jagatud 9 ehk 3. Ehk selle väärtus on 3. 8 tunnist 15% kuulutas ta miitingutel ja nüüd on küsimus, mitu minutit oli siis miitingutel.
Ehk kõigepealt arvutame välja mitu tundi, teeme 8 korda 0,15. See on siis 1,2 tundi. Ja mitu minutit see on, siis me teeme 1,2 korda 60 võrdub 72 minutit. Vastust tee. Nii, esimese asjana nüüd vaatame, et mis on esimene võrrand, siis räägib, mis väljalases oli. Ehk S pluss C võrdub 75. Sest kokku müüdi siis 75 mängu ja kui me kirjutame selle ümber, me saame, et 75 miinus S võrdub C. Ehk siis kas A või B. CD ei ole juba võimalik, sest et nad ei vasta esimesele võrrandile. Nii, ja S oli meil 20 kuupintši ehk 20 S-i pluss 30 C-d võrdub 1870. Ehk B ei sobi, vastus on A. Toote hind X siis on 100% ja sellele lisati 6% maksu ehk see on 106. Ja nüüd saamegi ristkorrutisega, et X võrdub 100 korda 53 jagatud 106-ga võrdub 50. Ehk hind oli 50. Nii, millised väited ei ole tõesed? Theresa jooksis 5 minutit samal kiirusel. Vastab tõele, sest siin vahemikul ta jookseb samal kiirusel 5 minutit. Theresa kiirus kasvas pikemal ajal perioodil kui kahanes. Siin me näeme, et ta kasvas 5 minutit, pluss siin on samuti 5 minutit, ehk kasvas 10 minutit ja me näeme, et kiirus kahanes, siin on 10 minutit ja siin on 5 minutit, kahanes 15 minutit. Nii et see on vale. Ja ma ei hakka nendega teisi läbi vaatama just noja kokkuhoiduks, aga kohe, kui sa leiad vale vastuse, kuna sul on kiire, mine edasi. Kui sa tead, et sul on aega, siis võid kontrollida, aga ma praegu lähen edasi. Nii, mis on X-i väärtus? Selle jaoks me peame teadma hulk nurga sisenurkade valemit, milleks on siis, et see sisenurkade summa on S võrdub n-2 korda 180 kraadi. Ehk me näeme, et siin on 4 nurka. Me teame, et sisenurkade summa on 2 korda 180 kraadi, võrdub 360 kraadi. Sellest lahutame 45, saame, et see on 315 kraadi. On 3 x-i ehk jagame 3-ga ja me saame, et üks nurk on 105 kraadi. Nii, 50 senti, sellega me saame teha 3,7 kõrgusega torni. Kui paks on siis 1 sent, 1 sent on, selle võime välja kirjutada ka, et X võrdub siis 3,7 jagatud 50. Kuna meil on kalkulaator, saame selle kalkulaatoril ilusti ära teha. Võrdub 0,0775. Ja kui me nüüd võtame Y-eks, et mitu uut münti on vaja, kui meil on X münt paksusega ja 8 intši kõrged kolm, siis me saame, et Y võrdub 8 jagatud X võrdub ligikaudu 103, mis on siis lähim B-le. Kui A miinus B on 12 ja B jagatud 2 on 10, siis mis on A pluss B? B jagatud 2-ga võrdub 10, me saame kohe aru, et B on 20. A miinus B on 12, siis A on meil 12 pluss B ehk 32 ja A pluss B on siis 52. Nüüd on meil küsitud, et mida kirjeldab siis Y-telje läbilõige sellel graafikul ja me teame, et see lõikab Y-telge siis, kui X on näiteks 0 ehk punktis 19,99 ja mida see representib? See representib seda päeva rendi hinda. Nii, ja selle jaoks me peame valima, et kõige suurema protsendiga joone on siis siin, ehk see protsent on kuskil 92,5, joon ise ennustab, et see on kuskil, ütleme, 85,5. Ehk see erinevus on, kui me lahutame need 7 B. Nii, nüüd 19.20 räägivad mõlemad sellest Musterelli ja Currency valemitest. Ja nüüd kasutame siis valemit A võrdub 4 pluss 2V jagatud 30-ga. Kuidas me väljendaksime 2V, ehk see on 2V pluss 4 võrdub 30A-d ehk 2V võrdub 30A-d miinus 4 A. Nii, kui nad annavad sama tulemuse A-le, siis me saame nad omavahel võrduma panna
ja siit me peame lihtsalt 60 teisele poole viima. Me saame, et see on 4 pluss v jagatud 30 korda 60. Siit me saame 2 ehk võrdub 8 pluss 2v. Või siis 2 korda 4v ja vastus on C. Ja lähme nüüd edasi, vaatame, mis siin tuleb teha. Nii, siin tuleb lihtsalt leida graafiku tõus ja tõusu me saame valemiga y2 miinus y1 jagatud x2 miinus x1 ja kuna siin graafikul on suht raske neid punkte näha, siis võtame kõige üpriski nagu väikse ühe punkti üpriski joone algust ja ühe punkti lõpust, nii et võtame joone algusest näiteks punkti, paneme 10 peale, siis seda on veits parem vaadata ja siit üritame võtta siin keskel kuskil. Ehk esimene punkt siis oleks y-koordinaadiga, ütleme 18 või alustame lõpp-punktist siis x-koordinaat on kuskil 45 ja y-koordinaat on umbes täpselt 70 ja esimese punkti x-koordinaat on 10, y-koordinaat on siuke 19, paneme 18 ja me saame, et see, arutame selle kalkulaatoriga ära, paneme 52 jagatud 35. Me saame kuskil, et see on enam-vähem 1,5 ehk paneme vastuseks C. Nii, mis on mediaan? Mediaan on siis keskmine väärtus. Ehk näiteks paneme need kõik nüüd kasvavas järjekorras ritta, et 19,5. Järgmine on meil 21,9. 25,9, 27,9, 30,1, 35,5. Ma liigutan seda natuke ümber. Ja 36,4. Meil on kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kui me nagu mõtleme sellele järjestikule, meil on 3 esimest, keskmine arv on siin, 3 esimest ehk me oleme huvitatud sellest arvust, et see on 7 osariigi mediaan, 50 osariigi mediaan on siin ja mis on selle vahe? 27,9 miinus 26,95 võrdub 0,95. Vastus B. Nii, meil on siis põhimõtteliselt silinder, mille põhjapindala on 75 ja kõrgus on 10. Ehk kogu ruumala on siis 750 ehk põhjapindala korda 10 kuupsentimeetrit ja kui 110 kuupsentimeetrit on vaja, et see purk täita, siis me teame, et siin sees on 750 miinus 110 võrdub 640 kuupsentimeetrit. Nii, siin on küsitud, mida see 72 siin võrrandis tähendab. Väga lihtne, paneme t võrdub 0 ehk ajahetk on 0 ehk meie kõrgus objektil on 72. See tähendab, et see näitab esialgset kõrgust jalgades. 25-26 räägib siis sellest tabelist siin. Selle jaoks me liidame kõik siis kalorid näiteks kokku, me saame, et 9 pluss 4 pluss 4 on 17 ja selle eest me saame kilotšaule, liidame ka kõik kilotšaulid kokku. Et siin ongi, et mis on nagu parim viis, kuidas seda hinnata ongi, et sa pead võimalikult suure andmekoguse võtma, et see hindamine oleks võimalikult täpne. Ja jagame selle nüüd arvu, jagame 71,1 17-ga, me saame, et see on ligikaudu 4,18 ehk mis on siis ligikaudu 4,2. Ja mida see tähendab? See tähendab, et kalor korda 4,2 võrdub kilotšaul ehk vastus B. Nii, proteiin ehk P oli 4 kalorit, rasv F oli 9 ja süsivesikud olid samuti 4. Nii, need on kalorid. Kui me tahame teada, et mis on see kogu kalorite hulk, siis me saame, et 180 ehk kogu kaloraaž on võrdne P korda 4 ehk sealt P grammi, igas grammis on 4 kalorit pluss F korda 9 pluss C korda 4. Siit viime F-i ühele poole, ülejäänud kõik teisele poole ehk 9 F-i võrdub 180 miinus 4 P pluss C
jagame kõik 9-ga, saame, et F võrdub 20 miinus 4 üheksandikku B pluss C. Ja mis vastus see on? See on vastus B. Siin on natukene vaja teadmist, mis on näiteks siuke selle intressi valem. Et kui sa tead seda valemit, sa näed kohe ära, et see on A. Sest et kui me tahame teada, et kui suur on protsent järgmine aasta, siis me teeme selle 1,019 korrutame läbi, järgmine aasta on jälle 1,019. Saame seda ümber kirjutada kui 4 korda 1,019 astmelt T. Ja see ongi selle ülesande vastus. Põhimõtteliselt meil on Y-koordinaat jagatud S-koordinaat vaja leida, mis on lihtsalt see, et vaatame ära, mis võimalused meil on, kuna meil on läbib 0 punkti, siis me teame, et seda saab kirjutada niimoodi ja me näeme, et tõus on 6/3 ehk 2, sest me näeme, et Y võrdub 2x ja nüüd on küsimus, et mis oleks siis Y jagatud X ja me näeme, et see võrdub 2 ehk suhe T ja S-i vahel on 2:1 ehk vastus C. Siin tegelikult peab ringi valemit teadma. Me teame, et ringi raadius on ruutjuur 25 ehk 5. Kui me teeme kiire joonise, me saame, et see ring on keskpunktiga -3 ja 1 ehk kuskil siin 5 raadiusene ring. Et mis ei jää siia sisse on, et me teame, et põhimõtteliselt X-i vahemik, kuna X asub ise punktis -3, siis X väärtused, mis jäävad ringi sisse on -3 + 5 ehk 2 ja -3 - 5 ehk -8 ja Y väärtused, kuna Y on kohal 1, siis Y jääb vahemikku 6 ja -4 ehk me näeme, et punkt D ei asu ringjoone sees. Nii, siin siis kõigepealt me peame tegema 5600 jagatud 5800. Me saame, et see on 1,05 ehk tähendab 5% tõus. Nüüd järgmise aasta tõus on poole väiksem ehk 2,5% ehk me peame korrutama 5880 korrutatud 1,025-ga. Ja me saame, et see võrdub 6027 ehk vastus B. Ja nüüd need viimased küsimused, kus jälle ei ole vastuse variante, vaid tuleb anda lihtsalt vastus. 1 unts kulda maksab $20 ja kõige rohkem, mis leiti oli 62 400, leidke mass naelades. Arutame, et kõigepealt mitu untsi see oli, 62400 jagatud 20. See oli 3120 untsi ja mitu naela see on 3120 jagatud 16 võrdub 195. 32. Nii me peame leidma tõusu ja tõus on jälle lihtsalt Y2 miinus Y1 jagatud X2 miinus X1. Võtame 2 punkti, siis võtame näiteks selle punkti ja selle punkti. Ja me näeme, et Y2 on 3/5 miinus -2 + 2 jagatud 9 miinus 5 kahendikku. Vaatame, mis see tuleb. Me näeme, et K võrdub 0,4. Nii, mis on valem me tulemuse saavutamiseks? Et ütleme, et Y on lõppsumma, siis me teame, et 2 korda, ma tähistan õige, miinus 1 korda vale. Õige miinus vale ja kui on 40 küsimust kokku, siis 40 võrdub õige pluss vale, ehk me saame kirjutada, et õige näiteks võrdub, kirjutame ümber, et vale võrdub 40 miinus õige ja me saame summaks 50 võrdub 2 õiget miinus 40 pluss õige. Ja siis, kui me viime, saame 90 võrdub 3 õiget, ehk õigeid vastuseid oli 30. Kui me teeme, et terve ring on 360 kraadi, ära on värvitud 100 kraadi, teeme jagatise, et saada teada see murd, ja me saame, et see on 5/18 on, või siis ümardatult
0,278. Nüüd peame leidma just ühe x väärtuse ja paneme need y-id oma vahel võrdama selleks, saame, et see on 4 miinus x võrdub x ruudus miinus 4x pluss 4. Saame ruutvõrrandi x ruudus miinus 3x. Neljad taanduvad välja. Ja see võrdub nulliga. Me saame, et see on x miinus 3 võrdub 0. Ja siit me näeme, et x1 võrdub 0. x2 võrdub 3. Ehk vahet pole kummad sinna panete, mõlemad on õiged. Me teame nüüd seda, et AC jagatud BA on sama mis 3 jagatud 4. Ehk siit me saame, et AC võrdub 3/4 BA-d. Ja nüüd me näeme ära, et see on 15. Kasutame Pythagorase teoreemi, et leida see. Me näeme, et see on 15 võrdub ruutjuur AC ruudus AB ruudus pluss siis AC ruudus, mis on siis 9/16 AB ruudus, võrdub siis, arvutame selle kalkulaatoriga. Me saame, et 15 võrdub 5/4 AB-d ehk AB võrdub 12, AC siis võrdub 9 ja 12. Me teame, et DA on 4, ehk see peab olema meil 8. Ja nüüd kolmnurga sarnasusest me teame, et pikem külg BA jagatud AC-ga on sama, mis see külg siin jagatud sellega. Ehk kui me tahame DE-d leida, ma kirjutan selle välja ka siis, et BA jagatud BD võrdub AC jagatud DE, ehk DE võrdub AC korda BD jagatud BA, mis siis võrdub 9 korda 8 jagatud 12, mis siis võrdub 6 ja see on lõppvastus. Nii, ja siin on esimese päeva võistlejate keskmine tulemus. Keskmine tulemus on lihtsalt kogusumma jagatud osalejate arvuga. Ehk kogusumma on meil 2 inimest said 5 punkti, 3 inimest said 4 punkti, 3 inimest said 4 inimest said 3 punkti, 6 inimest said 2 punkti ja 2 inimest said 1 punkti jagatud 20. Arvutame kalkulaatoril selle kokku ja vastus on 2,4. Nii, siin on nüüd öeldud, et ükski võistleja ei saanud sama tulemust 2 erineval päeval. Ja meil on küsitud, et mis on tõenäosus, et see üks valitud võistleja 20 sai teisel või kolmandal päeval 5 punkti. Sellest siis, kui nad ühel päeval vähemalt said 5 punkti. Et kokku neid võimalusi on meil 7, soodsaid võimalusi on 2 + 3, 5 ja tõenäosus on lihtsalt 5/7. Ehk 5/7 lõppvastus. Aitäh, et vaatasid järjekordset Matamentori videot. Nagu ma video sissejuhatuses mainisin, siis Matamentoril on uus Discord, mille link on siis video kirjelduses. Ja kui teil on mingid ideid, mis te tahate, et ma järgmise video teeks, siis jätke need kommentaaridesse. Ma mõtlesin näiteks akadeemilist testi lahendada, sest et see on ka päris aktuaalne paljudele ja nii edasi. Et jah, aitäh, et vaatasite, jätke like ja olge mõnusad, ära stressa.